Nüüd oleme siis G-klassis ja G-klass on selles mõttes selline lahe toode, et seda on pidevalt siis tänapäevaseks muudetud ja endiselt väljast näeb ta selline vana robustne tank välja. Natukene uhkemaid kellasid vilesid on külge pandud ja härrasmees, kes mu kõrval istub, ütles, et see rada on G-klassi jaoks kui maantee. Ehk siis siin ei ole mitte midagi, millega G-klass hakkama ei saaks. Ja praegusel hetkel ma isegi ei kasutanud mitte ühtegi lukku. Aga nüüd öeldakse, et kuna me lähme sinna, siis oleks mõistlik lükata kesktihver sisse. Ja siin peab natukene sõitma. See punane tuli siin üleval siis annab aimu sellest, et kas see on rakendunud või mitte. Aga GL-iga, või GL-iga, kui me siin käisime, siis see nurk ei olnud nii õudne. Ja G-klassiga me lähme tunduvalt suurema nurgaga siit ülesse ja see näeb päris sõge välja, eriti veel siis, kui nüüd siin üleval vaadata vasakust aknast välja. Nii, nüüd me oleme siin peal. Kesktihvriga andis märku sellest, et 2 ratast on maapinnaga kaetud või maa küljes kinni ja nendel on pidamine, 2 rattal ei ole pidamist ja et me siit nüüd ilusti üles saaksime, kõigepealt paneme tagumise tihvri peale, jälle natukene peab gaasi andma, nii, nüüd käis jõnks läbi, nüüd tuli tagatihver peale, saime natukene rohkem. Very good. It feels quite devastating. Okei. Tihvrid välja. Ja tihvri lukudest saab siis lahti siis, kui keerata rooli natukene paremale või vasakule või teinekord, kui panna tagurpidi käik sisse. Nii, nüüd lähme sinna mäe peale. Ja sealt mäest ülesse polegi ka vaja muud rohkem midagi vaja teha, kui kesktihver peale lükata ja sealt lähmegi siis umbes sama lihtsalt ülesse, kui sõidaks üle lamava politseiniku. Kesktihver peale ja hakkame siis minema. It didn't engage. Kuna siin mäest laskumisabilist ei ole, siis ei ole muud mitte midagi kui esimene käik sisse, õrnalt jalaga pidurit ja siis me hakkame siit alla tulema. No, nüüd näeb väga õvastav. Release the brake now. Okei. Release. Release. Okei. Öeldi, et oleks pidanud rohkem pidurit lahti laskma. Okei. Nii. Ja nüüd ongi see tehtud. Iseenesest väga lihtne, et G-klass on ikkagi selles suhtes väga fantastiline maastikuloom ja ega siis sakslased pole ilmaasjata seda hinnanud kui üheks parimaks maastikuautoks. Nüüd oleme siis H45. See on maailma kõige võimsama 2-liitrise turbomootoriga auto, ehk siis kõige võimsam seeriatootmises olev mootor. Sellel on, kui me eksi, kas oli 265 kilovatti. See on 4-rattaveoline. Ühesõnaga, siin raja peal näidatakse siis, et kui hea pidamisega siin ollakse või kui head pidamist need autod omavad. Siin kõige esimeses autos on sakslasest võidusõitja, kes siis juhendab meid ja tema käsklus on selline, et mitte ühtegi pikka vahet ei tekitaks siia ja tema siis sõidab pidevalt niimoodi, et hoiaks kogu aeg seda rivi ühtlaselt koos. Aga see now from the outside to the inside with the big cone and the outside. Väga fun on.
mul on auto manuaal asendi peale lülitatud, et kast töötaks manuaalselt ja teate, see on ülilõbus, see on väga kärts auto. Ja see, kuidas see püsib, see 4 vedu hoiab nagu väga ilusti ja kus juures ma võin öelda teile, et Eestis on üks ka olemas selline AMG A45 ja sellega käidi ka kiirendus sõitmas ja kui ma eksi, seal oli mingi 12 sekundit oli see aeg, et see on väga kiire. And last lap. Just late in there. Yep. Turvavöö poos mind nüüd täiesti kinni siia, kuna ma tegin ühe pidurduse ikka suhteliselt hilja, auto hakkas karjuma, et nüüd vahemaa läheb natuke väikseks. Aga selles suhtes on hea, et ma olen ilusti siin kinni ja ma ei loksu. Need istmed on ülihead, rool on Alcantaraga täpselt samamoodi kombineeritud väga hästi peos ja noh, need hääled ja see mootor on ikka täitsa fantastiline, ikka hästi mõnusalt sujuv tõmbamine. Ja nii, nüüd lähme vahetame natukene. Nüüd oleme CLA 45 shooting break'is ja kõige naljakam asi on see, et seal ees olev instruktor ütles, et sitting comfortable, ladies and gentlemen, we will go. Instruktor ütles, et ta nägi kaamerat, et siin rivis on kaameramees ja nüüd tuleb teha kõige kiirem sõit. No, eks siis vaatame, mis siis ees meid ootab. Try to get the right distance. Ausalt öeldes, see tundub natukene pehmem, aga see on ka suurem. Yeah, maybe the A-class AMG a little bit more to the top. Ja siin on nüüd terve rool Alcantaraga ära kaetud. Ilusti on juurde toodud siia natukene oranži, et siis oleks natukene edevam see asi. Mootoriks on täpselt see sama, mis A45-lgi, ehk siis 260 kilovatti. 0-100 kiirendus on loomulikult natukene suurem sellepärast, et auto on raskem. Aga näole toob naeratuse küll väga kiiresti, ma tunnen ennast väga õnnelikuna. Endiselt ei unustama kordamast, et ma olen täiesti AMG ja Mersude fänn ja see on selline väga hea kingitus mul sõita nendega. Ühesõnaga, nüüd oleme 450C Formatic AMGs. Siin on 3-liitrine topeltturbodega V6 ja see on natuke käredam kui siis lihtsalt tavaline mudel, aga natukene pehmem kui AMG. Ma niigi põlin, et C-klassi mees ja see on väga hea auto, kuigi siin raja peal ma pean tõdema, et see veojukontroll natukene pärsib meie tegevust. Aga üldiselt on hea auto ja see, kuidas sellesse autosse on kõik asjad kokku pandud, on täitsa fantastiline ja see töötab väga maagiliselt. Päeva lõpetuseks siis võtame selle C450 nelikveolise mudeli ja lähme teeme väikse tiiruga linna peal, et siis aru saada, kui hästi selline enam-vähem AMG mudel on paika pandud ja kui hea sellega siis linna vahel sõita on. Miks ma ütlen, et enam-vähem AMG mudel? See sellepärast, et see on natukene jäigem kui tavaline mudel, aga samas ta on natukene tsiviliseeritum ja pehmem kui kõige kangem AMG mudel. Ja nüüd tulimegi selle AMG C450 Formatikuga linna peale sõitma, et aru saada, et kui mõnus see on. Ja ausalt öeldes tunnen ma ennast siin väga koduselt ja ma sain kinnitust, et linna vahel on sellega tõesti väga hea sõita ja igapäevaseks sõidukiks on tõesti üpris optimaalne lahendus, kui tahetakse saada natukene rohkem sellist vürtsi ja kiiremat iseloomu.
siis see auto sõidab väga kiiresti, püsib tee peal väga hästi, ta on mugav, vaikne ja ei ole liiga jäike, mis ongi võib-olla Eestis kõige tähtsam, sellepärast et jäik auto muutub mingisel ajahetkel natukene tüütuvaks. Aga mis ma siin ikka oskan öelda? Päev on olnud täiesti fantastiline, minu emotsioonide kraan on nii põhja keeratud, kui vähegi saab keerata ja väga tore oli. Nii et nüüd ei jäägi muud midagi, kui ootaks, et saaks mõne vinge AMG mudeli ja sellega siis kas või Audru raja peale sõitma minna.